Tere, mina olen Ingi. Täna olen 67-aastane. Mulle on tehtud edukalt puusaendoproteesimise operatsioon ja tänu sellele tunnen ma ennast enam mitte 67-sena, vaid palju nooremana. See viimane aasta, kus valuvaigistiga hommik algas ja õhtul töölt koju tulles läksid tuppa, pisar jooksis, sest oli nii valus. Valusid ei olnud puusas, valud olid pigem jalgades, seljas, igal pool mujal. Mina, kes ma olen eluaeg olnud hästi aktiivne, armastanud aias toimetada, kui ühel hetkel enam ei saanud isegi rahus magada, vaid pidid valude käes vähkrema otsima asendit. Seda perioodi ei tahaks enam tagasi ja kellel on probleemid, palun otsige abi, et ei ole vaja kannatada. Loomulikult, kui mulle öeldi, et on võimalus teha operatsiooni, siis minul läks punane latern põlema, et kuidas see siis nüüd on, et minul võetakse jupikene sealt kuskilt jalast välja ja siis mis minu jalaga saab, kas ma pärast enam üldse liikuda saan. Kui operatsioon tehti ära, siis juba esimese päeva õhtul operatsiooni järgsed väiksed valud olid, aga teise päeva hommikul juba kena füsioterapeudi neiu tuli ajas mu voodist välja, ütles, et nüüd on aeg juba õppida käima. Mina hästi püüdlikult püüdsin teha neid harjutusi, mis füsioterapeut mulle andis ikka 2-3 korda päevas. Esimesest päevast on oluline aktiivsus. Kui jääda voodisse selili, et oodata, et kuna ma nüüd terveks saan, küll ma hakkan liikuma, siis ma kardan, et siis ei hakkagi liikuma. 2-3 nädalavahetusel kadus mul juba üks kark ära ja läks veel mõni nädal ja kadus mul teine kark ka ära, nii et kõndisin juba kodus toas omas keskkonnas ilma karkudeta ja kui 2 kuu möödudes läksin haigla juurde füsioterapeudi vastuvõtule, siis tema ei suutnud ära imestada, et kuidas on võimalik nii vähe opist mööda ja nii hästi kõndida, isegi mitte longates. Juba aastaid enne operatsiooni oli mul täiesti võimatu panna jalga sukka niimoodi. Ja mu unistus oli, et kuidas ma saaksin selle funktsiooni tagasi. See liigutus on, mida ma isegi ei uskunud, et ma enam kunagi tagasi saan. Ja tõesti magad nagu lapsukene, et ei pea otsima asendit, et kus ma saan olla ja missuguses, kuidas jalga hoida, kuhu patja panna. Kui minul peaks täna teise puusaga see vajadus tekkima, siis läheks kindlasti ja laseks võimalikult ruttu selle teise puusaga korda teha, et mitte enam sinna valude maailma tagasi sukelduda.